Vaatame, kas mul on veel mingisugust skilli alles ka pärast põhimõtteliselt poolt aastat, ma pole trenni teinud. I should have seen you was trouble right from the start. Taught me so many lessons, how not to mess with broken hearts. So many questions. When this began, we was the perfect match, perhaps. We had some problems, but we working at it. And now the arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help from walking out. Let's throw it away. Just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man. It just wasn't me. But now I'm searching for commitment. No nii, tere hommikust, täna on 12. aprill, kell on hommikul 10:34 ja eile ma olin siis terve öö läbi üleval, tegin seda vlogi, eelmist vlogi osa, mis oli siis 25 ja mõtlesin, et panen ta renderdama teile siin ja avastasin, et mul ei ole ju timelapse tehtudki veel, et ma ei saagi seda panna veel renderdama üles laadima. Nii et põhimõtteliselt praegu siis hommikune plaan on kohe see, et lähme välja, otsime mingid enam-vähem normaalsed kohad, teeme mingid timelapse, saab siia videosse panna. Nagu ma olen nii harjunud panema neid timelapse ja viimase ajal nagu ma olen selle filmimisega nagu nii laisk olnud ja kuidagi nagu ettekäänane muidugi nagu see, et ma olen nagu tööl suht palju ja nagu ei ole nagu korralikult aega teha, aga samas tegelikult nagu alati pingutab välja midagi, aga samas ma ei taha teha üksluiselt vloge teile selles, et kus ma kogu aeg käin nagu tööl või kus ei ole nagu mitte midagi sihukest nagu erilist, vaata. Et kui ma teengi ainult see, kus ma telke püsti panen, siis nagu ma arvan, et teil oleks 2 episoodid juba nagu täielik kopp ees nagu, et sellepärast, et pigem nagu huvitavad vlogid ja vähem selle asemel, et panna täiega neid tohu ja lahmida teile neid, aga nagu kõik muutuvad igavaks, et noh, see on nagu minu mõte. Ei, esimene asi kohe, mis meil vaja on, reisikott lahti. Ja siin on olema siis sihukene keerlev sihuke vidin, mis on siis nagu ahjukell. 60 minti. Ma ei tea, kas ta fokuseeris. Ja keerad tagasi selle. Ja see on siuke lahe tiri. Mis selle mõte on siis see, et kui te olete näinud minu eelmise vloga, kus on nagu timelapse, kus on nagu liikuv timelapse, siis nagu see on just see asi, millega ma nagu teen. Mingi väga odav vidin. Need on olemas mingi alates $10, $30 kuni reaalselt mingi $500-600 kuni võib-olla isegi 1000, ma ei tea, ma ei ole nii palju nagu vaadanud. Et see on nagu kõige lihtlabasem mingi mehaaniline nagu siukene keerav mingisugune plate, kus saad oma kaameraid üles panna. Kergelt tiksub ka, ma ei tea, kas on kuulda. Peaks kuulda vähemasti. Jah, ma ei tea. Võtame selle kaasa, äkki saame mingi laheda liikuva timelapsiga teha. Ja paneme selle siia kotti. Selle võtan välja, seda pole vaja. Ja siis tegelikult oleks vaja veel teist statiivi, mis on mul nagu täiesti kadunud miski pärast. Ma ei tea, kus see on. Siis ongi nagu see, et tegelikult ma kasutan 2 statiivi niimoodi, et ühe panen telefoniga timelapsi tegema, teise panen siis selle fotokaga. Ja siis nagu saangi nagu 2 timelapsi korraga. Säästab aega. Ja leidsin teise ka, hoopis siin kotis oli mul see, ma olen ikka väga ilusti asjad ära pakkinud, väga hea. Nii saame teise timelapsi selle ka siia panna. Boom, see ka siia, nice. No nii, kus ma võiks saada huvitavat timelapsi, kas minna ranna äärde või minna linna kuskile. Või teha enda koduliidal, näete nagu kodu ümbrust. Oho, kellel on meeles? See on ju see koht, kus ma olin kõige esimese päeval, kui ma Melbourne'i tulin. Ja ma tegin siin oma kõige esimese pildi Melbourne'is, kui ma Melbourne'i nagu esimest korda tulin. Ma pole nii kaua siin tagasi, see on jõhkrad ilus koht tegelikult, täiega underrated nagu sellest, et oi, vaadake linna, vaadake seal taga. See on vist üks koht, kus me teeme kõva timelapsi. Vaatame, kas ma suudan trikki teha. Rula alt, mina ülevalt. Ei suuda. Rula läks tagasi. Okei, nii. Lahe koht, üli ilus koht. Ja see taga on ilus vaade. Mega vaade. Nice. Boom. Esimese asjana ka muusika. Nagu ilma muusikata elada. Nii. Kuradi palavaks on ka kiskanud õues, nagu tegelikult on külm olnud mitu päeva siin järjest. Ja täna nüüd on nagu esimene päev, kus näeb päikest üle pikka aja, mingi üle nädala aja vist, reaalselt. Ja nagu soe on, reaalselt soe on. Nagu õhk on nagu jahe, aga päike on nagu julmalt soe. Telefon taskust välja, siia külge, boom, olemas. Nii lihtne ongi. Ja nagu reaalselt tänapäeval on telefonidel juba nii hea pildi kvaliteet, et reaalselt ei tee vahet, kas ma olen filminud selle telefoniga või siis ma olen filminud kaameraga. Ainuke asi, mis on kaamera boonus, on see, et nagu ta on optiline zoom ja see tähendab seda, et nagu tal on see suur lens nagu sellega nagu zoomib paremini.
ja siis lisaks on tal mingi stabilisatsioon, mingi ka seal sees, auto stabilization või mida iganes. Et palju sujuvam pilt, kui ma liigun ja igasugune mingisugune kivi näiteks rula all ja ajab kaamera shake'ima, siis sellega on palju rohkem nagu tunda seda, aga selle kaameraga nagu pole üldse põhjust tunda. Natukene võib-olla vahe. Aga Hyperlapse funktsioon välja siit olemas ja nüüd timelapse'i tegema. No nii, esimene timelapse on käes, ma tegin samal ajal väikse trenni siin, tõmbasin kõhulihased peale ja nüüd lähme siis liigume edasi, võtame järgmise timelapse'i. Lähme ranna poole nüüd natukene. Tunnen ennast praegu täiega Casey Neistat. Nüüd on longboard tegin samal ajal vlogid. Praegu vist tegelikult julgelt öelda, et praegu on viimased hetked siin Melbourne'i linnas põhimõtteliselt ja see nädalavahetusel ilmselt juba praegu on siis kolmapäev, lendame Brisbane'i ja siis saab minna ka Gold Coast'i, Cairns'i, võtame mingi laheda kodu endale ja vaatame, kui elu viib selles suhtes. No kui ma juba tulin siia, siis ma mõtlesin, tulen siit pargist läbi, vaatame, kas mul on veel mingisugust skilli alles ka pärast põhimõtteliselt poolt aastat, mis ma pole trenni teinud. Nii et vaatame järgi. Ei ole mitte midagi järgi põhimõtteliselt täiesti nagu üliraske tunne lihtsalt, kui ma toru peal olen. Mäletan kunagi, kui ikka puhanule läksid toru peale, siis nagu keha tundus, et on nagu täielik lihtsalt nagu sulg, et lihtsalt jõuad kõike teha lihtsalt nagu nii lihtne oli nagu keha raskus täiesti nagu null lihtsalt või nagu mitte mingit nagu vastupunnitus poolt selles, et ei olnud nagu raske, vaata raskusega siis tõstad, sul nagu raskus surub maha, vaata. Aga kehaga oli niimoodi, et ülikerge lihtsalt. Ja praegu tunned, et ikka lõdi tunne või siuke nagu midagi nagu jõuab, aga samas nagu ei jõua ka ja tuleb hakata uuesti korralikult trennimist tegema. Pool aastat trenni, see on ikka natuke liiga pikk aeg, et skipida. No nii, nüüd on käes järgmine päev juba ja ma lõpetasin just praegu töö, ma alustasin täna kell 7 hommikul tööd ja siin samas linnas ja kahjuks on läinud siuke lühike tööpäev, et ma ei saanudki täna väga tundi, sain ainult 4 tundi täna tööd teha ja järgmine tööpäev on alles 5 päeva pärast, mis on siis teisipäeval, praegu muidu neljapäev ja nüüd tundubki, et see busy season nii-öelda sai telkides läbi, et nüüd kõik suuremad festivali on tehtud ja põhimõtteliselt ongi niimoodi, et nüüd on mingid väiksed asju siin-seal, niped-näped. See tähendab seda, et tööd ei ole sittagi ja see tähendab seda, et nädalavahetusel for real me tõmbame siit Melbsist nahku, sest siin ei ole mitte midagi enam teha. Ma kandsin mingi osa enda kogutud summadest juba nagu Eestisse tagasi ka, nii et praegu mul reaalselt käes on nüüd, polegi väga raha, natukene on. Võt. Ja tahtsin lihtsalt näidata seda, vaadake teile, mis siin on praegu, see on Flinders Streeti ligidal, Flinders Street Station on seal, see maja. Hommikul oli nagu külm, panin need paksud riide ja kõike ja mõtlesin, et lähen nagu selle rongiga nagu tagasi ka koju, aga ei olegi nagu mõtet minna sellepärast, et lihtsalt õuet on nii mõnus ilm, elan mingi 6 kilomeetri kaugusel siit, et ma võtan lihtsalt longboardi ja lihtsalt tripin sinna rahulikult, et põhimõtteliselt otse lähen mingi 4-5 kilti, pööran paremale ja olengi kodus põhimõtteliselt, aga ja siin on nagu täiesti julm kui ilus lihtsalt ja siuke lahe siuke cinematic fog on nagu seal ülikõva, üli chill. Ma tegelikult täiega vihkan ühistransporti nagu julmalt vihkan, sest kogu aeg on seal nagu see, et keegi jälle nühib kellegi vastu, siis kuradi õhku pole korralikult ja siis muidugi ta maksab julmalt palju, siin $4 ja 10 senti on nagu üks ots põhimõtteliselt ja päevas üle nagu 2 otsa rahad ei võta, et tee nii palju otsi kui tahad, aga sisuliselt päevas $10, kui tahad sõita nagu tööle ja töölt koju. Sellepärast ma ostsingi tegelikult longi, et linna vahel, kui on mingid väiksed otsad, mingi kilomeetris otsad, et ma raiskakski raha nagu selle peale, et lähen nagu trammiga vaata, vaid lähengi longiga, saan ise nagu näha veits linna, natuke liikuda
ja ta on ülimalt nagu fun on sõita sellega. Ma polnud varem mitte kunagi longboardiga sõitnud, kui ma seal ostsin nagu täiesti null nagu ja rulaga polnud ka sõitnud muidugi. Keegi mängis. Ja ma polnud kunagi varem sõitnud ja ma õppisin selle reaalselt ühe päevaga, sest ära niimoodi ma võtsin ühe päeva pargis õppimise jaoks ja peale seda nagu reaalselt nagu sõitsin nagu inimeste ja autode vahel ja nagu ei ole nagu mingit probleemi. Ma tahtsin veel nagu seda ka lisada, et YouTube'i kui sellisena nagu ja vlogimist ja kõike seda nagu ma ei hakanud tegelikult üldse tegemagi nagu sellepärast, et mingi, ma ei tea, mingi üle kuradi Eestilist üldse nagu mingit feimi saada sellega nagu. Ma hakkasin tegelikult tegema seda üldse nagu sellepärast rohkem, et esiteks ma ei viitsinud vlogida, aga samas ma tahtsin hoida oma pere nagu kursis nagu enam-vähem asjadega, mis ma teen. Ja näidata nagu emale ja just nagu emale põhimõtteliselt. Et mida ma nagu üldse siin nagu teisel pool maailma teen ja kuidas mul läheb ja niimoodi. Ja kuna mul nagu nii meeldivad kaamera, sellest mul eluaeg nagu tegelenud kaamera nagu filmimist asjadega ja nii edasi nagu siuke hobi korras nagu. Ja ma olen ise nagu kaameras hästi nagu shy eluaeg on, ma pole kunagi nagu julgenud midagi kaameras öelda või kuidagi osanud olla või siuke hästi nagu ebamugav tunne. Siis ma tahtsin nagu sellest hirmust ka nagu kaameraga rääkida, nagu sellest hirmust nagu üle saada. Ja see oli nagu ka üks faktor, miks ma nagu tahtsin hakata nagu vlogimist tegema, mitte nagu mingeid muid YouTube'i videosi. Ja ma olen muidugi tänulik, et te kõik vaatate ja teid ka see huvitab. Aga jah, et ma ei hakanud tegema nagu vlogi sellepärast, et nagu mingit YouTube feimi saada või midagi sellist, sellepärast ma pole kunagi nagu tõsiselt võtnud. Sellepärast minu YouTube'i kanal on ikka veel siuke nagu ta on, ma pole teinud omale korralikku bännerit, korralikku logo. Ma ei ole teinud mingisugust nagu kava, kuidas postitada või et mingi 2 video nädalas ja mis iganes, sellepärast et lihtsalt nagu ma teen siis, kui mul juhtub midagi huvitavat siin. Ma teen siis, kui ma tunnen ja ma tahan teha. Ja ma teen siis nii palju, kuidas mul on võimalik nagu sellest, see on nagu hobi mul, vaata. Ja sellepärast ongi vahel te peate rohkem ootama videode pärast, vahepeal tuleb kohe järgmise päeval uuesti. Et sellepärast ongi. Et ma ei loe nagu ennast veel mingiks YouTuberiks või midagi sellist nagu, et ma ei loe ennast nagu YouTuberiks. See on hobi mul videode tegemine, sellest siis vlogide tegemine, mis iganes nagu, et jah, et ma tahtsin seda ka nagu öelda, et see võib-olla selgitab, miks ma pole nagu mingisugust consistence, mingit postitusi teinud nagu niimoodi, et mingi 2 video nädalas või teen niimoodi, kuidas mulle nagu meeldib, kuidas mul tunne on ja noh, ja läheb nii nagu läheb selles suhtes. Oi, mis asi see siin on, what the hell, mul tuli park, teeme selle ruttu lahti ka siis, siin aega raiskama. Nii, vaatame sisse. Opa! Boom! That's quality, man. Aga nii. Boom, see on nice. See siin on kohver ja see tähendab, et nüüd me oleme valmis minema Queenslandi, Brisbane'i, kuhu iganes, lihtsalt kõik asjad siia sisse lebolt. Siuke tugev ka, kaitseb kõik, mis sees on. Värgid kõik olemas. Rattad all, väga head laagrid, ABX 76, selle peale niimoodi käed peal istuda ja sõita sellega. Praegu ma lasen oma mingisuguse seljakotiga käsipagas ja mingi tavaline spordikott lihtsalt, kuhu ma olen kõik oma asjad ära võtnud ja nagu niimoodi saa asju kanda, lihtsalt see on nagu julmalt raske. Ja nüüd on nagu lebo lihtsalt, tehtud kõik asjad siia ja raskeks läheb, veereta rahulikult ja see on mitu liitrit, see on, ma ei teagi. See on kõige suurem versioon, mis on 124 liitrit, ma ei tea, see on ikka, peaks ilusti mu asjad ära mahutama siin. Ma olen nii excited lihtsalt, kuna lõpus ma saan oma asjad panna nagu kergelt siia kohvrisse lihtsalt ja veeretada neid, sest praegu nagu on, mul on nagu siuke mindfuck olnud need asjad, iga kord kui kolin, siis mul on nagu lihtsalt nii tohku ja asju lihtsalt, et nagu, et lihtsalt ei jõuad asjada neid, noh, nice. Võtsin kõige suurema sellega lihtsalt nagu kõva. Aga davai, sellega ma lõpetangi selle vlogi ära ka lihtsalt siin ja et rääkisin natuke igast jälle mula teile siin, kui te nägite, kus ma tegin timelapse enam-vähem, ma ei tea, nägite veits linna või mida iganes, ma ikka veel tegin, ma ei mäletagi enam seda filmisin. Aga ühesõnaga, järgmine osa juba on siis see, kuidas me lendame Brisbane'i. Nii et tuleb siuke travel vlog. Davai, ma on nii excited, ma juba ära oodata. Davai, tšau. Ja siin me olemegi, tegelikult on praegu juba teine päev, ehk siis ma olen ühe öö siin juba viibinud ja ühesõnaga see koht on tegelikult tunduvalt sitem, kui see tegelikult. One day.